Vabadus tema United States of America pinnas on endiselt soodne, et seal võiksid tärgata suured keeva bensiinilised maasturid, millest meie võime siin tsenseeritud euroruumis vaid und näha ja peame leppima siinpool kontingenti sellega, mida pakkuda on, ehk selle Sorrento näol ja maksma ka selle eest enam kui poole rohkem, kui ameeriklased seda teisel pool ookeani tegema peavad. Kuid muidugi ei saa euroametnikud ju välistada seda, et meie üleannetud eurooplased on kuidagi tänu vaba interneti toele saanud ligipääsu Ameerikas müüdava Kia Telluridi materjalidele ja sattunud nendest nii vaimustusse, et ei suuda enam kaine pilguga seda Sorrentot küll vaadata peale seda ja jutt käib sellistest kahjulikest materjalidest. Ehk sellisest Kia Telluridi videomaterjalidest. Kuigi see Tellurid võib välja näha nagu üks vaese mehe Cadillac, on tal mootoriruumis 3,8 liitrine V6 Lambada vabalt hingav bensiinimootor, millega ameeriklasi ta kostitab ja annab ennast neile kätte vaid $36,000 eest, ehk et tõesti sellise informatsiooni ja sellise materjalide koosmõju on äärmiselt kahjulik meie eurooplastele, nii et targem on see kaader kohe ruttu kinni panna. Seetõttu saatiski Kia Euroopa delegatsioon Ameerikasse Sorrento mitte selle jaoks, et hakkaks Tellarudiga läbirääkimisi pidama, et ta ka Euroopasse müügile tuleks, vaid selle tõttu, et Sorrento õpiks ka natukene Tellarudi keelt ja oskaks siinsetele eurooplastele ennast paremini maha müüa nii, et nad ei jääks mõtlema selle kohutava Ameerika maasturi peale ja ei hakkaks interneti avarustest tema videomaterjalidele enam ligipääsu otsima. Ja selline tõttu ongi uuenenud Kia Sorrento palju rohkem Telluridi näoga. Tere tulemast taas kord kaaselama naisluksele proovisõidule. Nii esiosa kui ka tagaosa meenutab tugevalt Telluridi ja saadaval ta nii 7 kui ka 6 kohalisena, mis juhul on tagumises reas 2 kapteni tooli ja ruumi on tal lahedalt nii teises reas kui ka kolmandas reas, küll aga on see, et kolmandas reas on natukene ebamugav, kuna kõrge põrand on seal ja pagasruumis 604 liitrit mahub talle ja kui interjöör nägi facelifti eesel Sorrentol välja küll selline, nagu oleksid Maserati või Cadillac'i kuskilt disainibüroost mõned kuvandid jällegi kaduma läinud, siis nüüd on selle täielik tavaline Kia interjöör ja on tal sellised ebamugavad kliimapaneeli puutenupud, küll aga on tal 12,3 tollist puuteekraani ja juht nagu Android Auto, Apple CarPlay on juba standardis ja standardis on ka 360-kraadine kaamera, 4 istmesoojendust ja veel palju head, mis panevad jällegi unustama neid hetkelt tagasi nähtud võikaid materjale. Mootoriruumis muidugi peale euro igast direktiive ja nõudeid ei jää ruumi absoluutselt mitte mõttelegi sellest, mida pakub Tellaruid, küll aga on seal olemas 1,6 liitrine turbobensiin pistikhybriid, mis ta annab sellist väikest mootorit ikka sellise suure auto mootoriruumist üles otsida, aga kui sa selle üles leiad, peaks tal olema 253 hobujõudu ja kui muidu oli tavaliselt on juba automaat käigukastidel käike nii palju, et ei jõua neid kokku lugeda, siis temal vaid 6-käiguline automaat ja küsib ta selle kõiges 69 000 eurot. Aga olemas tal 2,2 liitrine diiselmootor 194 hobujõulisena ja 2 käiku on tal käigukastis rohkem ja võtab ta 7 liitrit 100 ja küsib ta endast 62 000 eurot. Ja ma arvan, et saate lõppu annaks oivaliselt ära rikkuda täielik kurb tõsiasi, et Ameerikas on ka Sorrento müügil ja annab ennast neile kätte seal $32 000 eest. Selline on Kia Sorrento, anda küll natukene sarnane Tellaruidile, kuid kui sa oled juba neid materjale, videomaterjale sellisest vägevast Ameerika suurmaasturist näinud, ei kompenseeri seda need natukene teda meenutavad esituled ega tagatuled ega veel nipet-näpet, nii et jääb palju puudu. Aga kui sa endast nendest kahjulikudest videodest eemal hoiad, võid sa leida Sorrentos küll oma uue tõelise armastuse, kelle koduõuele tuua ja mitmed aastat temaga koos veeta. Selline oli sellekordne naisluksele proovisõit ja selline on uuenenud Kia Sorrento kohtumidega juba nädala pärast. Seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.